Jüri liiklussõlm täna. Liiklusvoo kulgemist arvestades tundub, et kõik oleks nagu korras. Paraku on tegemist siiski Eesti kõige ohtlikuma liiklussõlmega, kus eelmisel 2025. aastal leidis aset liikluskindlustuse mõistes 139 liiklusõnnetust. Nendest jäi sinna maha kindlustusraha kahjude näol ligi 400 000 eurot. Kõige ohtlikumade liiklussõlmede tipust troonib see koht juba mitu viimast aastat. Esimene asi on see, et see on liiklussõlm, kus liiklustihedus on väga suur. Seal sõidab väga palju autosid, seal kiirused on suured siiski. Ja see on põhjus, miks seal neid õnnetusi ka juhtub. Ometegi on tee ilus, lai ja täiesti ütleme kaasaeg. Ja see võib-olla mõnikord ka eksitab juhti, kes võib-olla kaotab tähelepanu, aga seal on ka olukordi, kus tuleb ringristmikul vaadata vasakule üle õla teed anda, keegi on seal peatunud ees, talvel libedad teeolud. Jüri liiklussõlm, kõik tundub, et oleks nagu korras, liiklus sujub ja pole häda midagi, aga tegelikult on tegemist ikkagi Eesti kõige ohtlikuma liiklussõlmega. Ja kus need ohud siis on? Eelkõige just seal minu selja taga Tartu maantee poolses otsas, kus siis on maha ja peale sõidud Tartu maanteele. Nüüd on plaanis seda kõike hakata siis renoveerima. Liiklustihedus on seal suur, see on õige. Kus need õnnetused ristmikul toimuvad, on seda näha sellelt slaidilt. Selgelt on nende kontsentratsioon seal, kus on maha ja peale sõidud Tartu maanteelt. Nüüd on Transpordiamet jõudnud sinnamaani, et hakatakse sõlme ümberehitust projekteerima. Võib-olla hea paralleel on liiklejate jaoks tuua Kanamaa liiklussõlm, et kavandame sarnast lahendust, et esiteks siis mööda Tallinna ringteed saaks otse läbi, et ei oleks enam seal tegemist ringteega, vaid 2+2 sõiduradadega siis Tartu maantee alt läbi ning siis peale ja maha sõidud sarnaselt Kanamaa liiklussõlmele nii-öelda täiustatud ristikeina lahendusega. Et see võiks olla siis see tulevik? Sellise variandiga praegu töötame jah, et see ristikeina lahendus on nagu liiklejatele juba tuttav, arusaadav, loogiline ja kui nüüd Tallinna ringtee liigub seal all segamatult, et siis on meil lahendatud nii siis ajavõit liiklejate jaoks kui ka siis ohutus. Ometigi on ju tegemist väga uue liiklussõlmega Eesti tingimustes, mis täiskoormusel käigus alles natukene üle 10 aasta. Üks selge muutus on muidugi Tallinna ringtee liiklussagedus ja nii-öelda Tallinna kuldne ring, et selgelt on näha, et liiklussagedused on väga olulisel määral kasvanud, et kui kunagi võib-olla oli selline ringtee lahendus nagu mõistlik, kuluefektiivne, siis kui vaadata praegu neid liiklusmahte, mis siis mööda Tallinna ringteed ja ka tegelikult mööda Tartu maanteed näiteks Keila suunal liiguvad, et siis need mahud on märkimisväärsed, mida kindlasti esialgu ei olnud. Liiklussõlme rekonstrueerimine peaks praeguste plaanidega algama 2028. aastal ja valmis saama aastaga. Hinnanguliselt läheb see rekonstrueerimine maksma 25 miljonit eurot.